Sa kuulad AI Empowerment podcasti, Eesti esimest AI teemadele keskenduvat taskuhäälingut, mis aitab muuta tehisintellekti maailma arusaadavaks ja kättesaadavaks igale kuulajale. Igal reedel toome sinuni olulised AI arengud, kasulikud tööriistad ning inspireerivad kogemuslood. Me tehisarutame inimestega, kes rakendavad AI'd päriselt nii töös kui ka igapäevaelus. Mina olen Kerlin Tigemäe, tehisintellekti koolitaja ja finantsvaldkonna praktik. Ja mina olen Sandra Reivik, ettevõtja, AI koolitaja ja AI Empowermenti looja. AI, ning head kuulamist. Tere tulemast kuulama Empowerment podcasti juba 75. episoodi. Ja täna me räägime loomulikult AI uudistest, meil on kuu lõpu episood, aga kuna on olnud väga palju uuendusi, kasvõi uusi mudeleid, uusi funktsionaalsusi, siis me võtame fookusesse neist mõned, mis on meid ennast kõnetanud ja millest oleme ise ka rohkem lugenud ja teame, et ka teised AI-valdkonna inimesed kindlasti neid kasutavad. Aga täna on meil natukene erilisem episood, sest november on väga-väga kiire kuu olnud ja me oleme ise liikvel. Mina olen hetkel, kui me salvestame, olen Vilniuses konverentsil. Sandra läheb järgmine nädal puhkama. Seetõttu me salvestame siis lõpukomenti, eks ju. Päike! Seda on vaja. Vilniuses on täpselt sama halb ilm kui Eestis, nii et ei ole midagi paremat siin. Aga sellepärast me tegelikult salvestame natukene varem, aga teie saate selle kenasti kuu lõpus kätte ja selleks, et me saaksime uudised kõige värskemad, siis ma salvestan uudised värskelt siis enne laivi minekut. Nii et uudised tulevad sel korral episoodi lõpus. Nii et sa tead, kui sa tulid uudiseid kuulama, siis saad minna episoodi lõppu või siis me soovitame ikkagi väga-väga, et sa kuulaksid ka kõiki neid teisi teemasid, mis meil kavas on. Ehk et me räägime sulle Ethan Mollikust natukene sellest, mida tema on jaganud nende keelemudelite teekonna kohta. Me räägime Atlasest ehk siis ChatGPT uuest brauserist lähemalt. Me räägime vibe coding tööriistast Lovable. Me räägime Claude'ist, sest Claude'il on väga äge uus funktsionaalsus Skills. Ja siis me räägime täiesti uuest sellisest terminist, mida ma arvan, me ei ole väga palju siin varem katnud, mis on maailmamudelid. Nii et teemasid on palju, hakkame kohe kuskilt liikuma ja kas Sandra, sa alustadki kohe äkki keelemudelite ülevaatega? Jaa, täpselt nii, sest Ethan Mollik, nagu ikka, me oleme varem ka siin neid artikleid välja toonud, tõi lihtsalt väga hea sellise ajaloo ülevaate, kuidas me oleme siis läbi 3 aasta liikunud sellistest chatbotidest tegelikult sellesse ajastusse, kus me saame rääkida digitaalsetest kolleegidest ja me oleme sellest kontseptsioonist varem ka rääkinud, et Microsofti tööjõuturu raportid tuli ka väga selgelt välja, et 5 aasta jooksul kõik töötajad, igapäevatöö osa on nii-öelda AI agentide juhtimine ja selles artiklis oligi välja toodud Gemini 3 mudel, mis on nüüd ka selles mõttes kättesaadav Google AI Studio poole pealt, et katsetadagi siis agendilisi töövoogusid, aga lihtsalt natukene anda seda tausta, mis siis Ethan Mollik selle nii-öelda fenomeni, kus me oleme lihtsalt liikunud chatbotides sellesse digitaalse kolleegi ajastusse, et kuidas me alguses olime võib-olla imestunud sellest, kuidas tehisintellekt sai hakkama luuletuse kirjutamisega ja kus me oleme nüüd jõudnud, et me tegelikult võime võtta mingisuguse kontseptsiooni, alustada võib-olla isegi luuletusest ja selle peale ehitada rakenduse, liidese, kus siis inimesed, kasutajad saaksid seda kasutada ja saaksime ka siis sinna juurde kõik need elemendid, näiteks mängulised elemendid juurde siis kodeerida, programmeerida. Ja tema siis tegelikult jagas sellist kogemust, kus tema siis võttis oma, kuna muidugi tema on ju akadeemilise poole pealt teadlane selles mõttes ikkagi on ju, et ta andis ette väga palju erinevaid siis uurimustöid, mis ta oli teinud 10 aasta jooksul nii-öelda siis segased sellised uurimisfailid rahastamise kohta ja andis siis AI-le ühe käskluse, jällegi võib-olla see oli mingisugune 3-4 siis lauset pikk, et andmetest ja struktuurist tuli välja mõelda siis see, et mis see uurimusteema võiks olla, kuidas kõigepealt esimeses faasis üldse tehisintellekt tegi kogu failide puhastuse ära, rikutud andmed said korda ja teine siis see originaaluurimuse kokkupanek, samamoodi originaalne selline teaduslik artikkel tegelikult, süvauuring sai tehtud, ta jällegi kirjeldab kogu seda teekonda ja lõpus oligi see, et AI kaalus tulemused ära,
vaatas kõik siis juba puhastatud andmed, mida ta tegi ka lisa nagu sammuna, siis hüpoteese genereeris seal, testis neid statistiliselt ja vormistas selle siis 14 leheküljelise sellise dokumendi ja selles mõttes praegusel hetkel, kuna ka temal on doktorikraad Ethan Mollikul, siis kui tema kraadiõppureid õpetab, et tegelikult sai just hakkama just sellesama intelligentsus nii-öelda doktori tasemel, mida me oleme ka välja toonud, et tegelikult juba praeguse hetke mudelite võimekus on piisavalt hea ja ta illustreeris seda Gemini 3, mis on jällegi tasuta kättesaadav, et siis katsetada. Me paneme jällegi jaokirjeldusse lingid ka, kus te saate siis ise käed külge panna. Aga muidugi ta tõi ka välja seal, et oli seal nõrkusi küll, et ma ei tea, võib-olla statistilised meetodid oli vaja natukene korrigeerida ja täiendavat tööd teha, aga see oli ka niimoodi, et ta järel nii-öelda ahelpäringuid seal siis käivitas ja selle kaudu tegelikult juba siis saigi loodud lõppfaasis korralik tegelikult unikaalne uurimustöö, milles olid väga komplekssed algselt materjalid 10 aasta vältel, mis oli siis kogutud. Ja selles mõttes me oleme ikkagi liikumas üha rohkem, mida ka ma arvan uudistest välja tuleb, kus tegelikult see agendilisus saab päriselt reaalsuseks, et tulevik on agentne, ma toon natukene ka seda hiljem siis ChatGPT Atlast tutvustades välja, aga me päriselt nägime ka Ethan Molliku siis katsetusest, kuidas tegelikult agendiline süsteem lõi oma uurimiskeskkonna, tegi kõiki neid samme, ta sai jälgida seda kogu protsessi. Muidugi see inimene selles nii-öelda ahelas, human in the loop, me oleme sellest kontseptsioonist ka varem rääkinud, et nüüd me lihtsalt ei ole enam ainult vigade paranduses, mis oli võib-olla enne see meie suurem roll, vaid nüüd me juba tegelikult suuname lihtsalt tehisintellekti ja kindlasti on mingisuguseid hetki, kus tuleb korrektuure teha, lubasid anda agendilistes töövoogudes, aga me ei ole enam selles kohas, kus tõesti see käsi peab olema nii tugevalt sees kogu aeg, et siis kontrollida ja me saame nagu hallutsinatsioone, et see oli ka väga suur muutus, mida siis Ethan mainis, et hallutsinatsioon oli tõesti nagu väga palju vähem, et mis on nii-öelda keelemudelite omane, hallutsinatsioonid, siis me näeme ka ühe seda, et tegelikult läbi aja hallutsinatsioonide rohkus siis väheneb. Nii et võib-olla see oli selline sissejuhatus sellele, kus me tegelikult 3 aastast, kui ChatGPT 3.5 siis novembri 2022 meie kätte tuli ja nüüd tegelikult põhimõtteliselt 3 aastat hiljem, kus on Gemini 3 siis näitena toodud kõrvale, et see hüpe on olnud tegelikult jällegi meeletu, et jällegi me teame, et seda muutust on väga palju erinevates sektorites, nii et hüppama ka järgmistesse teemadesse sisse, sest et ChatGPT Atlas on ka samamoodi jällegi ja Lovable, millest ma räägin, need näitavad juba seda taset, kus me tegelikult oleme juba liikunud väga-väga kiiresti tehnoloogia nii-öelda perspektiivis, kuidas selline liikumine läbi tsüklite võib toimuda, et see on meeletu arenguga. Aga ma korra võib-olla võtan vahele selle maailmamudelite teema, sest ma arvan, et see sobib siia, sest me räägime kuidagi sellest keelemudelitest agendimaailma liikumisse, siis tegelikult paralleelselt võib-olla toimub see niisugune maailmamudelite areng ja me ei ole sellest väga palju varem rääkinud, see ei ole selline populaarne teema, ehk et meil ei ole täna selliseid mudeleid, mida inimesed saaksid katsetada ja kasutada. Aga just viimasel paaril nädalal on toimunud päris palju arenguid sellel teemal. Ehk mis asi on maailmamudel? Põhimõtteliselt see tähendab seda, et AI suudab mõista maailma sellisena, nagu see päriselt on. Eks ju, et keelemudelid baseeruvad tekstil. Me saame ehitada mudelid piltide peale. Aga maailmamudel tähendab seda, et me anname niisuguse realistliku, 3-mõõtmelise, dünaamilise keskkonnana õpetame seda mudelit, kus päriselt objektid liiguvad nii, nagu need liiguvad, ehk et nad kukuvad, põrkavad, lähevad katki. Et kes siis on proovinud ka neid videoid teha või pilte selliseid, kus sa proovid siis kirjeldada selliseid nagu päris elulisi elemente, siis tegelikult need tänased mudelid ei ole saanud sellega väga hästi hakkama. Nad on super head sõnades, eks ju, et kogus need agendilised töövood, mis juurde tulevad.
aga nad ei tea seda, et mis juhtub siis, kui ma lükkan tooli, viskan palli või keeran autot, eks ju, et nad on mingis osas loomulikult seda õppinud, aga nad ei mõtle siis selliselt, nagu füüsika täna toimib. Ja maailmamudelid ongi see osa, mis justkui lubavad EIL õppida nii, nagu õpivad lapsed või inimesed enne, kui nad rääkima hakkavad. Ehk siis nad tajuvad seda ümbritsevat maailma, teavad, mis asi on põhjus, tagajärg, seos ja loovad siiski sellise maailma, kuidas päriselt siis meie maailm toimib. Ja miks me siis täna räägime sellest? Sellepärast, et 3 päris sükest huvitavat arengut toimus. Ehk Jan LeCun, kes on üks AI alustaladest, on olnud väga pikalt metas. Tema on lahkumas siis metast, millega üks suur ajajärk on tegelikult lõppenud. Ja tema lahkubki sellepärast, et ta ütleb, et ta tahab minna neid maailmamudeleid ehitama. Meta teatavasti ehitab tavalist keelemudelit. Ja Jan LeCuni üks väide on olnud läbi aastate, et kui me kasutame ainult LLM ehk siis keelemudelit, siis me ei jõua tegelikult kunagi AGI-ni ehk siis sellise üldtehisintellektini, mis on igal pool inimestest targem. Ja seda on siis peamiselt ka välja toodud. Ja tema tahabki ehitada sellist mudelit, mis õpib nagu laps, mõtleb ruumis, saab aru objektidest, saab aru füüsikast. Ja see on siis tema ettevõtte põhifookus. Ilmselgelt väga paljud tahavad kohe sinna investeerida. Kindlasti ta saab endale sinna väga head töötajaid ja ressurssi. Nii et põnevusega ootame, mis sealt tuleb. Aga üks teine inimene on siis Fei-Fei Li, kes on siis üks nendest teistest nais-AI sellistest suurkujudest ja eestvedajatest olnud. Ja tema on tegelikult ühetaolise mudeli juba valmis saanud, selle nimi on Marble. Ja tema visioon on siis tegelikult väga saarane ehk, et AI peab õppima maailma, mitte siis ainult sõnu. Ja Marble suudab luua selliseid 3D maailmaid, genereerida väga realistlikke ruume, saab aru objektidest, kuidas need objektid seal asuvad, sellest füüsikast ja reageerib siis kasutaja tegevustele. Ehk et sul on võimalik promptida selline 3D maailm, kus ütled, objektid on sellised, saad asendada neid objekte, saad igast nurgast neid vaadata ja saad selles ruumis liikuda. Nii et väga-väga põnev. Ja siis on veel 3. ehk siis Google'i DeepMind, mis tuli välja oma mudeliga CMA2, mis oskab mängida videomänge ja erinevaid mänge. Eks varem on olnud neid, kus me õpetame ühele mudelile mingi kindla arvutimängu ära või valemängu, mis iganes, kus on hästi kindlad reeglid. Aga nüüd, mida teeb CMA2 on see, et ta suudab õppida neid reegleid ise. Ehk et ma annan ta selle mängu ette, ta selle mängu käigus õpib, ta saab aru sellest ruumist, ta oskab ruumis liikuda ja planeerib erinevaid samme ette. Ja siinkohal me saamegi öelda, et see mäng on justkui selline labor, millega me seda mudelit õpetame, kus on väga selged reeglid, füüsika, eesmärgid, objektid. Ehk et täna nähakse siis, et kui kunagi AlphaGo viis siis DeepMindi sellise suure arenguhüppeni, siis CMA2 nähakse siis järgmise väga suure murrangu suunas. Ja täna me olemegi selles hetkes, eks ju, et need keelemudelid ei saa aru, mis see ruum on, nad ei saa mõista seda füüsika poolt. Ja nad ei ole ka sellised väga interaktiivsed, eks ju, et Sandra rääkis agendilistest süsteemidest ja me räägime veel nendest täna, aga need on ikkagi üsna sellises piiratud ringis, eks ju, et me räägime ikkagi nagu tekstist ja nendest ülesannetest, mida sa saad kas teha teksti või numbritega, andmetega, aga mitte sellega, et ma ütlen, et see mudel nüüd kuidagi mõistaks seda keskkonda ja päriselt saaks aru, kui inimene midagi teeb näiteks. Ja mida siis tegelikult need maailmamudelid võiksid hakata mõjutama. Ehk et kui me anname neile sellise loova võime, eks ju, nii nagu on generatiivsed mudelid, me anname neile multimodaalsuse ehk lisaks piltidele, videotele, nad võiksid saada aru ka erinevatest sensoritest, mis tulevad sisse, erinevast liikumisest, mis päriselt füüsilises maailmas toimub, siis nad hakkaksidki olema hästi interaktiivsed. Ja üks põhikoht, kus seda nähakse, seda suurt mõju on robotid. Eks? Täna, kuidas näeme neid põnevaid Hiinast tulevad roboteid, need on kõik treenitud, sa pead neile kõik sammud, kõik asjad ette õpetama. Aga kui nad kasutaksid neid maailmamudeleid, siis nad suudaksid tegelikult ise õppida nendes keskkonnades palju kiiremini. Filmid, videomängud, kogu arhitektuurimaailm muutuks tõenäoliselt väga-väga teistmoodi. Sul hoopis kiiremini hakkavad kõik need protsessid juhtuma. Sul on igasugused sellised tehismudelid, õppemudelid hakkavad tekkima, kus sa saadki õpetada masinat nii nagu inimene, et vaata, katseta, proovi. Ma kujutan ette, et meditsiinis sellistes valdkondades võib seal väga-väga suur efekt olla.
ja see oleks kindlasti väga suur samm AGI-ni edasi, et meil ei ole need piiratud mudelid, vaid nad suudaksidki palju laiemalt mõelda. Nüüd see, mis hetkel see ju päriselt juhtub, ega me täna ei tea, eks ju. Fei-Fei Li tegi ühe blogiartikli, mida me jagame ka, et seda jaokirjeldusest pärast pikemalt lugeda ja tema näeb seda selliselt, et teatud nagu aastate kaupa või sammude kaupa ehk järgmised 2 aastat me suudame sellised tööriistad luua ehk et ongi nagu tema see 3D maailm, mis hakkab mõjutama filme, mänge, arhitektuuri, siis sealt edasi 3-5 aastat võiks olla robotite ehk siis robotikasse suur hüpe, kuidas robotid juba jõuavadki koju, sest nad suudavad igas kodus ise õppida, neid ei ole vaja treenida seal selliselt. Ja 5+ aastat on väga-väga suured hüpped teaduses ja meditsiinis, mis ei ole tegelikult üldse pikka aeg, kui mõelda, kui kaua läheb täna erinevate teadustööde tegemiseks, meditsiini, erinevate ravimite väljatöötamiseks. Nii et see võib ikkagi väga suur hüpe olla meie arengus ka. Nii et see oli päris huvitav ja ma arvan, et siuke vahepõige ja täitsa nagu uus valdkond, mida siia sisse tuua. Ja kui me oleme varem jällegi, nüüd jõuame jällegi agentiliste töövoogude päris nagu lahendusteni ja rakendusteni, siis võib-olla jällegi me korraks toome siin selle world models välja, maailma mudelid ja siis hakkab tulema jällegi sellist lahendust, et siis kuidas see jõuab päriselt meie reaalsusesse jällegi, on ju. Et super, minu jaoks ka mitte päris uus teema, ma olen seda ka silmanud, aga väga hästi olid jällegi toonud põhipunktid välja. Aga mina võtan ette ChatGPT Atlase, need võimalused ja ohud. Meil tegelikult on siis OpenAI poole pealt natukene rohkem kui kuu aega tagasi, 21. oktoober oli siis selline lansseerimise kuupäev neil. Tõi siis OpenAI ChatGPT Atlase, see on selline uutmoodi brauser, uueks veebiajastuks, ütlevad nemad siis enda poole pealt ja selle seesotsas on tegelikult OpenAI poole pealt arendajad, kes on varem teinud Firefoxi, Chrome'i, veebibrausereid nii-öelda arendanud ja mina ise tegin selle kokkuvõtte siis kokku pandes OpenAI episoodi pealt. Meil oleme ka maininud, et OpenAI on väga hea podcast. Me paneme jällegi jaokirjeldusse selle lingi. Ma panin need kõik muidugi Notebook LM-i, ChatGPT Atlase blogiartikli, panin ka nende ametliku sellise demonstratsiooni YouTube'i lingi ja panin siis kokku neid erinevaid aspekte, mis siis välja oli toodud. Ja Atlasega, Atlas on jällegi meile ka kättesaadav. Muidugi ta opereerib paremini praegusel hetkel nagu inglise keeles, andes neid juhiseid ja asjatades siis nendes keskkondades agendiliselt. Aga 3 põhifunktsiooni, mida siis Atlasega meie kätte tuli, on see, et on chat anywhere. Ma kohe räägin nüüd ka lahti. Browser memory, teen ka kohe eestikeelse tõlke sinna ja agent mode ka. Need põhifunktsionaalsed on tegelikult siis need, et ChatGPT on liikunud nii-öelda külgribale, ehk siis samamoodi nagu Copilotis on see võimalik tuua kõrvale see digitaalne kolleeg, assistent, siis samamoodi nüüd on Atlase brauseris võimalik kasutajatel seda teha, küsida neid küsimusi parajasti selle informatsiooni kohta, mis on veebilehel siis avatud, võrrelda mingisuguseid tooteid, analüüsida andmeid, võtta mingit teavet kokku. Ja teine funktsionaalsus on siis brauseri mälud ehk siis seesama browser memories ja see funktsioon lubab siis ChatGPT meeles pidada neid fakte, teadmisi külastatud saitidelt, pakkumaks siis seda konteksti ja kohandada seda abi, mida ta sulle siis pakub. Et ma toon ka siin kasutusjuhtumeid välja, siis on väga selgelt aru saada, kus sükene mälufunktsionaalsus väga hästi siis esile tuleb. Ja nad ütlesid ka enda poole pealt, OpenAI poole pealt, et brauseri mälud on tegelikult täiesti valikulised, seda ei pea sisse panema ja seda saab alati ka kustutada, mis on siis mällu jäetud, nagu on ka tegelikult meil tavaliselt ChatGPT sees mälufunktsionaalsusel ja neid mälusid hoitakse serverites tegelikult 30 päeva ja pärast seda kustutatakse, et OpenAI on ka väga palju tegelikult riski maandamise meetodeid toonud meieni ja seda ma siis tutvustan ka natukene allpool. Ja 3. funktsionaalsus on siis agendiline režiim, agent mode
ja see on siis praegusel saadaval ainult Pluss, Pro ja Business kasutajatel, et teisi jällegi kõik on freemium, ehk siis te saate tegelikult ChatGPT Atlas ka täiesti tasuta juba praegusel hetkel kasutada. Lihtsalt võib-olla alguses ma ei maininud ära, et nad alustasid siis Maci poole pealt seda arendust ja nüüd liiguvad siis Androidi, Windowsi ja kõige muu peale. Et sellega läheb lihtsalt natukene aega, aga mida siis agendi režiim tegelikult lubab meil teha, on see, et tegelikult me anname arvutile siis selle kursori, tema saab seal liikuda, sooritada ülesandeid meie eest ja teha näiteks hotellide broneerimist, dokumentide loomist, toidukaupade tellimist, kõike seda poolt. Et agendi režiim oli neil väga nagu lahedalt ka, me nägime nii-öelda laivis seda, kuidas nad siis nii-öelda, loodame, et nägime laivis, tegelikult arvatavasti küll, et siis kuidas see kõik sinisena tuli esile, mis siis agent hakkas tegema, et seda nagu ka pealt vaadata oli päris huvitav. Ja neid kasutusviise ongi väga palju erinevaid. Ma arvan, et paljudel tekib see esmane selline heureka moment jällegi, kui nad on andnud sellise agendilise, kui on tasuline versioon olemas ja agendilisele siis süsteemile selle käsu, et teha mingi dokument korda või teha siis mingisuguse tellimine, siis vaadates pealt, kuidas siis arvuti ise toimetab, on ju. Et selles mõttes kindlasti väga-väga suured hetked jällegi tekivad inimestel endil sellised loodetavasti edukad kogemuslood, eduelamused, aga neid kasutusviise, see, mis ma mainisin alguses ka, et meil on võimalik siis chat anywhere, ehk siis see, kus on külgribal olemas meil see tehisintellekti toetus, siis me saame võrrelda erinevaid tooteid, vaadata neid parimaid pakkumisi, leida, ma ei tea, parimad juhtmevabad kõrvaklapid sellelt suurelt lehelt, kus sul kõik on välja toodud, võib-olla paned mõned sinna kategooriad, mille alt sina ise seda otsingut soovid teha ja juba saad siis selle vastuse kätte. Samamoodi väga huvitav selline viis, mida välja toodi ka OpenAI poole pealt, on siis andmete visualiseerimise õpetamine. Näiteks me lähemegi mingisugusesse tarkvarasse sisse, tabelarvutusprogrammi, me ise võib-olla ei teagi, kuidas see nii hästi või kuidas see tarkvara siis käitub, kuidas seal kõik need funktsionaalsused toimivad ja me võime lihtsalt öelda, et tee selle andmestiku põhjal tulpdiagramm ja meil tarkvara siis pole üldse selge, me saame ise õppida, samal ajal kui agent siis hakkab tegutsema, liigutada siirt, näidates seda kogu protsessi, see on nagu õppeprotsess meile, et see oli ka väga suur jällegi muutus, mida me saame ise siis arvutiga koostöös tegelikult selles õppeprotsessis sees olla. Samamoodi dokumentide parandamine, et me olemegi võib-olla kirjutanud pikema uudiskirja, oleme mingisuguse süvaanalüüsi kokku pannud ja Google Docsis võtad lahti, küsid seda, et ta teeks tagasisidet ja tal on arusaam, kuidas tarkvara sees, ehk siis Google Docsis näiteks võttagi need kommentaariumi kohad lahti ja hakata siis välja tooma nagu digitaalne kolleeg, keegi vaatab üle sinu tööd ja annab siis seda tagasisidet, et samamoodi ka, ma ei tea, tahad sellest Google'i Docsis teha ka võib-olla mingisuguse küsitluse, saad selle koheselt ka Google Formsi siis agendi poolt loodud, et see on see, kus me siis tegelikult liikumas oleme. Samuti kõik sellised e-kirjade parandamised, ma ei tea, muutagi kiirelt tooni, otse brauseri nagu teksti väljal on ju, et meil ei ole enam jällegi seda hüppamist, et me lähme võib-olla ChatGPT vahelehele, siis hüppame tagasi Gmaili, teeme selle muudatuse, et see kõik on tehtud siis interaktiivseks kogu sellise ökosüsteemi sees, kogu aeg on see tehisintellekt siis meie kõrval. Ja muidugi seesama isikupärastatud infootsing, ehk siis see brauseri mälu, mis oli välja toodud, et ongi sul midagi meeles, ma olin midagi lugenud, täpselt isegi ei mäleta neid märksõnu, mis see teema oli, võib-olla lihtsalt seda ajavahemikku, et see oli kolmapäeval, ma mäletan, enne, ma ei tea, lapse pealevõtmist on ju, ja saadki selle küsimuse esitada ja toob siis selle brauseri mälu põhjal selle ülevaate ja sealt saab palju kiiremini selle informatsiooni kätte. Ma lihtsalt nii hästi mäletan, ma arvan, see oligi 2,5
pool aastat tagasi, kus olid esimesed sellised versioonid sellisest isikupärastatud infootsingust. Ma ei mäleta isegi, Rewind oli minu meelest, Rewind AI oli selle pakkuja nimi. Nüüd me oleme jõudnud päriselt nagu suurte tegijate selliste väga, kuidas öelda, integreeritud lahenduste juurde, on ju, ja see on täiesti nagu algus see, millest rääkis ka Sam Altman selles OpenAI nii-öelda lansseerimise päeval, oligi see, et me oleme nii väikses selles, kuidas öelda, ukse vahelt oleme ainult piilumas, et tegelikult on kogu universum, mis on nagu teha on võimalik siis pärast seda, kui need funktsionaalsused hakkavad aina meieni tulema. Ja muidugi see agentne planeerimine, tellimine, et ongi, mina näiteks, ma ei tea, ostlen väga tihti Selveri või midagi taolist, see on meil juba veebisaidi mälus olemas ja agent siis võtab juba arvesse seda, et toit tellida näiteks Selveri lehelt või lennupiletid, et ma olen Lufthansas siis kasutaja ja ta valib siis pileti ostuks Lufthansa brauseri. Muidugi ta ei tee neid oste koheselt, ma kohe toon selle riski poole ka seal välja, aga muidugi selles mõttes jällegi oled mingisuguse retsepti lehel, tahad seda teha hoopis 6 inimesele, võib-olla on toodud 2 välja, võtad 6 inimesele ja selle jaoks on vaja teha siis toidulist ja jällegi agent siis liigub brauseris ringi ja teeb vajalikud sammud. Ja viimane võib-olla kasutusjuhtum, mis tegelikult tuli just hiljuti, ma olin mentorlust tegemas Google Tag Manageri, Google Analyticsi kohta ja eks paljudel ole see, et tahaks võib-olla, et oleks need asjad endale üles ehitatud, et olekski veebileht korralikult tehtud, võib-olla SEO pool on ju, ühe poole pealt me saame jällegi teha analüüsi, SEO analüüsi, saada neid soovitusi on ju, et sisu optimeerida, aga mis me siis tegelikult mõtlesime 2 peale seal selles mentorluskõnes, oligi see, et kuule, aga tegelikult võiks vaadata, kuidas agent saaks hakkama sellega, et võib-olla teha mingi Google Tag Manageri siis ülesanne, et see ära seadistada veebibrauseri jaoks on ju, või veebilehele jaoks tähendab. Ja samamoodi Google Analytics, kõik need mingisugused päästikud, üritused, events, mis sa peab üles seadistama, et jällegi selline tarkvara sees liikumine agendiliselt on see, kus me tegelikult oleme praegusel hetkel jõudnud, kõik saavad seda katsetada. Muidugi me ei ole selles kohas nagu USA pool, et inglise keele poole pealt jällegi, tähendab meie eesti keele poole pealt on natuke neid piiranguid rohkem, aga need võimalused tunduvad küll väga lahedad. Ma ei tea, kuidas, Kerlin, oled sa ise ka katsetanud, kuidas sul endal on kogemust? Jaa, olen küll ja mulle, ma olen ka natuke, jõuame kohe nendesse riskidesse, eks ju, natuke sihuke 2 vahel on ju, ma ei ole sinna kogu oma brauserit veel Chrome'ist üle viinud ja ma ei ole kõiki oma paroole sinna üle viinud, aga ma olen tõesti teda katsetanud ja minu jaoks on mega suurt võitu andnud näiteks see just see, et ta lähebki ja käib ja klikkab päriselt, mida tavaline ChatGPT vestlus ei tee, eks ju, et näiteks mul oli vaja jällegi konverentsi eel, eks ju, tahad connectida, võtta ühendust erinevate konverentsil osalejatega, nendega, kes on ka teised esinejad ja muidu sul on see info lihtsalt nagu esinejate kohta. Mõnikord on meil need kodulehed sellised, sa pead iga esineja lahti klikkama, et jõuda tema LinkedIni. Ja see on see ülesanne, mis ma andsin Atlasele, eks ju, et mine siia lehele või kui ma võtad selle lehe lahti, eks ju, ütledki, võta mulle siit kõikide nende osalejate nimed, võta siit nende LinkedIni profiilid, kui neil on see kirjas, on ju, või siis anna mulle lihtsalt need nimed, paned need kohe Google Sheet'i ja Google Sheet'i sa saad, eks ju, näiteks Gemini kohe sinna juurde võtta ja otsida mingit lisainfot juurde, panna ettevõtete taha valdkonnad ja sul on põhimõtteliselt nagu ülikiiresti olemas kogu list konverentsil teistest esinejatest. Ilma selleta, et sa pead ise käima, klikkama, copy, paste ima ja kõike siukseid asju tegema. Imeline. Ja teine on see brauseri otsing, eks ju, et ma mäletan, ma tegin mingi lehe on ju lahti, paned kogemata kogu oma selle riba kinni ja sa leiad asjad üles, nii et see on ka päris lahe. Ja mulle väga meeldis, kuidas OpenAI poole pealt selle videol, kus nad siis tutvustust tegid, nad mainisid ka, et siin on ainult paar nii-öelda näidet, mida saab teha, aga et see, kui nüüd see laia ilma kättesaadavaks läheb, et siis inimesed hakkavad ka üllatama selle poole pealt, mis on nagu võimalik teha. Ja ma arvan, meie ka kogukonnas, kogukonna üritustel, olles lihtsalt selles keskkonnas sees, hakkame kuulma lihtsalt väga huvitavaid jällegi kasutusjuhtumeid.
aga me ei saa kuidagi üle ega ümber riskidest ja tegelikult need andmekaitse riskid on väga korralikult üles tulnud, et just selle agentrežiimiga on ju, et kus tehisintellekt saab tegelikult ligipääsu sinu veebikäitumisele ja veel võib-olla sinna juurde parimal juhul ka sisse logitud nii-öelda kontode juurdepääsu on ju. Ja mida siin küberturve eksperdid on välja toonud, et tegelikult esimene selline suur risk on tegelikult see haavatavuse pool on ju, et tegelikult me võime tehisintellekti mälu nii-öelda mürgitada, et tegelikult tehisintellekti mälu püsivalt on kahjustatud ja agent hakkab siis sulle võib-olla andmagi selliseid soovitusi või tegema juba samme, mis ei ole siis sinu parimaks hüvanguks, on ju. Et seal on sisse juba kodeeritud need peidetud juhised, see on võib-olla natuke nagu, kuidas öelda, tehnilise poole pealt seal kasutatakse siis sellist cross-site request forgery, on selline kompleksne siis termin, aga põhimõtteliselt selline, kuidas öelda, nõrkuskoht, kus tegelikult, kui on autentitud sisse logitud konto, kuidas siis saab soovimatuid toiminguid teha ja seda sisendinformatsiooni anda ja siis põhimõtteliselt ka agendiline süsteem tegelikult toimib nii, nagu tal selle informatsiooni ammutab sellelt veebilehelt või siis sellelt brauseri mälust on ju ja ei saagi täpselt aru, et kuidas ta siis nii-öelda varjatud programm mängib taustal, teeb mingisuguseid samme, jõuab üks hetk võib-olla siis suurema kelmuseni meie jaoks ja selles mõttes on väga suur, on ju risk selle juures ja see on väga nagu selgelt toodud siis välja selline AI mälu mürgitamise pool. Teise poolt on toodud selline kaitse puudumine, et samamoodi kaitsemehhanismid klassikaliste internetiohtude vastu on jällegi vähenenud, et kui me olemegi kuskil brauseris, seal on andmepüügi sellised ma ei oska isegi öelda, kuidas eesti keeles võiks hästi kõlada, aga ongi, tahetakse andmeid sinu käest kätte saada, ükskõik millised need on võib-olla kaardiandmed on ju ja sisselogimislehed võivad tunduda jällegi üks-ühele, et nagu päris kõik täidad ära, just sõber rääkis sellest, kuidas siis tegi USA seda, et saada viisat, tegi seal maksed ära, mäletas, et see ei olnud nagu nii kallis, tegi kõik asjad ära, Eesti ID-kaardi, kõik asjad logis korralikult sisse, tegi makse ära ja siis tuli välja, et see oli täiesti võltsitud leht on ju. Ja jällegi agent ei saaks sellisest erinevusest aru on ju ja pahatahtlikult siis on loodud selline keskkond, kus jällegi, ma ei tea, tundub nagu pank, tegelikult ei ole ja siis jällegi saavad pahurid teha, pahalased teha sellist nii-öelda rünnet meie vastu on ju, läbi agendilise režiimi, kus me oleme andnudki kontodele juurdepääsu ja veebimälule samamoodi. Ja kolmas selles mõttes ka seesama volituste pool, et kui sul tegelikult see kursor seal liigub, sisse logitud lehed on e-kirjas, siis tegelikult võivad olla juba nende juurdepääsudega see, et nad saavad sinna veel enam ligi kuidagimoodi nagu kogu, võib-olla sa tahtsid, et tehaks ainult ühe toimingu, paneks mingi tellimuse, aga siis ta saab juba kõik andmeinformatsiooni, kaardiinformatsiooni kätte ja saab tegelikult selle pealt teha järgmisi samme, et samamoodi kui, ma ei tea, teed Omniva, lähed pettuse õnge, teed selle lingi lahti, kaardiandmed saavad, siis tuleb juba Smart ID-sse sulle koodipäring, et teha. Ma räägin väga selgelt oma kogemusest, kus tuleb siis see, et kaardi limiite võib olla muuta, on ju. Selles mõttes ma koheselt sain sellest aru ja likvideerida selle probleemi, aga sellegi poolest juba see risk, neid riske on nagu meeletult tulnud on ju juurde selle kogu
uue agendi režiimiga, agendi režiimiga. Ja mida siis OpenAI nende kaitsemeetmetena välja tõi, oli siis see, et tegelikult agent ei saa siis brauseris koodi käivitada. No see oleks ka siuke hästi suur nagu nihe, et jooksutaks koodi ja teeks igasuguseid teemasid, on ju, aga ta ei saa ka faile alla laiendusi installida ilma siis jällegi loata. Agent ei saa ligi teistele rakendustele arvutis ega failisüsteemile, et neid kõiki asju saab jällegi kohandada. Muidugi võib ka arvatavasti selliseid versioone teha, kus sa saad kõiki neid asju nagu katsetada, aga nii-öelda selline tavakasutajakogemuse poole pealt, mida nad on siis teinud, et riski vähendada. Ja agent ka peatub kasutaja jälgimise, et saaks nii-öelda kasutaja jälgida, et tagada seda turvalisust tundlikel saitidel, on ju, finantsasutuste saitidel, et ta ei tee ühtegi sammu ennem, kui sa oled siis andnud seesama human in the loop, strateegilise otsuse teeb nii-öelda inimene, on ju. Ja samamoodi välja logitud režiimis tegelikult on võimalik agendilist režiimi kasutada, ehk siis sa ei ole enda kasutajaga sisse logitud, et näiteks paned ka kokku selle korvi, toidu tellimise ostukorvi ja sa ei ole üldse sisse logitud, on ju, või teha mingisugused e-kaubanduses mingil platvormil ostukorvi valmis ja oled nii-öelda külastajana seal juures, on ju. Ja kriitilistes olukordades on aga välja toonud, et neil on brauseri vahellehel nähtav selline suur punane stop-nupp, nii-öelda näiteks oled trenažööril jooksmas, tahad vajutada, et ei oleks nii kiire või midagi taolist, et samamoodi siis tegelikult selles samas sinises agendilises ökosüsteemis, kus ta toimetab, siis seal on juurde toodud see stop-nupp. Et need olid mõned sellised riskige kaitsemeetmed, mis nad välja tõid ja mõned sellised veel võib-olla nopped, et agendi tööpind, et me tegelikult näeme ka seda, et agendilistel töövoogudel hakkab tekkima siis selline omaette keskkond, kus siis sellel ajal nad rääkisid ka seal erinevaid videosid, mis ma veel sinna sisendina Notebook LM-i panin, kus räägiti sellest, et oli nagu tuhandeid vahelehte tegelikult lahti, kus agendid toimetasid ja siis sealt, et otsida ka mingit informatsiooni kiirelt välja, mis vahelehel see toiming täpselt tehtud oli, et tegelikult need taustaülesanded, keerulised taustaülesanded on tehtud erinevate vahelehtedele, et seda on nad ka siis selle veebibrauseri ülesehitamisel arvesse võtnud. Ja mis on siis nende OpenAI poole pealt, mida nad välja tõid, et seal tekib selline kognitiivne eelis tegelikult, et Atlase kasutajana muudab tegelikult inimesed rohkem selliseks uudishimulikumaks, paremini informeerituks, tõhusamaks, et see tuleb kõik siis sellest personaliseeritusest ja sellest, et me saamegi liikuda siis arvutisüsteemis väga palju kiiremini koos siis agendilise süsteemiga. Ja see, mis ma ka alguses välja tõin, seda, et tulevik on agentne ja mida siis nad ka välja tõid väga huvitava punktina on see, et tulevikus võib tegelikult suur osa internetiliiklusest olla tegelikult agentne. Ma isegi arvan, et see ei ole võib, vaid see ongi nii, et sellised rutiinsed, tüütud, aeganõudvad ülesanded delegeeritakse tegelikult agentidele ja siis annab siis inimestele selle võimekuse keskenduda kõrgema tasandi otsustele, on ju. Et see on ka see, mida Sam Altman oma suuremas visioonis ka teised tehnoloogiahiiud välja toovad, et meie igapäevaelu muutub tegelikult ikkagi mugavamaks ja need tööd, mida meile ei meeldi teha, et me saame neid siis agendilistele süsteemidele delegeerida. Nii et see oli minu kiire ülevaade, ma ei tea, kui kiire, aga ChatGPT Atlasest. Kerl võtab nüüd Claude Skillsi ette ja ma tahaksin lõppu tuua veel Lovable'i natukene välja, et vaatame, kuidas ajaliselt jõuame. Ja räägime natukene Claude'ist ka. Võib-olla me läksimegi niimoodi kitsalt laiaks ja nüüd tuleme jälle kitsamaks tagasi, eks ju. Ehk et Claude Skills on Claude'i uus funktsionaalsus, mis on põhimõtteliselt selline nagu kaustakene, kuhu sa saad panna erinevad juhised, erinevad skriptid, igasuguseid ressursse, mida siis Claude hakkab kasutama töö käigus. Ehk siis Claude üks keelemudelitest on ju. Ja selle mõte on hästi lihtne. Me tahame panna Claude'i käituma nagu mingi spetsialist, mitte lihtsalt see tavaline üldmudel. Ehk et on nagu siuke väike plugin, mis sa saad panna Claude'i sisse ja ta aktiveerub siis, kui Claude mõistab, et ahah, vot see on nüüd selle teemaga seotud.
Mis see võib olla? See võib olla lihtsalt näiteks mingid Exceli valemite, tabelite koostamise juhised, erinevad brändijuhised, et kui sa tahad dokumenti luua, siis ta on kogu aeg sama stiiliga. See võib olla mingi sihuke päris skript või kood, eks ju, kui sa annadki talle mingisuguse konkreetse ülesande, et see on palju konkreetsem ja täpsem, kui sa lihtsalt annaksid seda tekstina. Aga ta ei ole tavaline prompt, eks ju, ta ongi selline püsiv võimekus, mis on Claude'il kogu aeg kaasas ja mida ta siis ise käivitab. Ja mille jaoks me seda saame kasutada? Sa võid seda panna, kui sa tahadki mingit sihukest väga spetsialiseeritud või spetsiaalselt mingiks konkreetseks ülesanneks tehtud taskis rakendada. Näiteks tahadki luua PowerPointi ja sa tahad öelda, et iga kord see PowerPoint peab olema vot nimelt selliselt kujundatud. Et tead, et nüüd saad sa ka siis lasta tal päriselt kujundada neid PowerPointe. Sa ei pea tegema neid basic valgeid blanke slaide, eks ju, mida siiamaani tegi ChatGPT ja teised, vaid sa saadki nüüd anda talle päriselt visuaalsed juhised. Siis samamoodi saad sihukest consistent'it või sihukest järjepidevust hoida, eks ju. Ehk et näiteks, kui sul on mingi juhis, kuidas teha teatud analüüsi või kuidas vormistada mingisugust memo koosolekust, siis sa saad alati talle ette anda teatud sammud, tee seda, tee seda, tee seda. Ja teatavasti, eks ju, kui sa annad talle tavalisi juhiseid, siis ta ikkagi kipub mingisuguseid asju ära unustama. Nüüd ta päriselt võtab selle koodijupide, käib läbi ja ta veendub, et kõik need sammud on täidetud. Ja kolmandaks on efektiivsus ehk siis kasutamise nagu kiirus ja maht ka, eks ju. Ehk et kui sa muidu annad talle mingisuguse päringu, siis eriti üle API, kui sa kasutad, siis iga lause, mida pikemaks see läheb, seda rohkem see maksab sulle. Ja tavakasutuses Claude'is ka me küll maksame 120 näiteks eurot või dollarit kuus, aga sul saab üks hetk limiit täis, kui sa talle väga palju sisendit annad. Mida Skills teeb, on see, et ta laeb alati ainult selle väikese metadata jupi, circa 100 tokenit ainult. Ja siis ta vaatab, et kas see on relevantne või mitte. Ja kui on, siis ta alles toob need skill'id sinna sisse. Ehk ta teeb seda nii-öelda mõistlikult ja optimeeritult, mitte ta ei lajata kogu aeg seda sinu täismahustu sinna sisse. Ja ma arvan, et oluline on siin korraks tuua välja ka need erinevused sellest, et kui me tavalisi funktsionaalsusi kasutame. Ehk mida sa saad tavaliselt keelemudelis teha? Sa saad teha lihtsalt tavalise prompti, eks ju. Prompt on siuke ühekordne käsk või sa vestled temaga, aga skill on siis siuke püsiv võime. See on üle kõikide sinu vestluste. Iga kord sa ei pea talle neid juhiseid uuesti andma. Siis teised on need nii-öelda AI assistendid, mis on Claude'is nimega Project, ChatGPT's on need custom GPT-d. See on selline teadmiste kogum, mis sa saad sinna taustaks panna. Sa saad sinna dokumente panna ja sihukest püsivat konteksti anda. Aga Projecti mõte on see, et mida peab Claude teadma, et sulle paremini vastata. Ehk siis juhiseid, sa annad talle rolli ja sellised üldised ülesande kirjeldused, taustainfo. Nüüd skill on justkui see protseduur, kuidas Claude peab toimetama. Ehk siis saate mõelda jälle selle memo peale, eks ju. Memo taustaks ma võingi anda selle konteksti, et selle ettevõtte, need valdkonnad, kus ma toimetan. Ja skill on siis see, et näed, see memo peab nüüd koosnema nendest punktidest ja alati sa pead seda jälgima. Ja siis on veel MCP-d, millest me oleme varem rääkinud, eks ju, need konnektorid, millega sa saad Claude'i ühendada väliste andmetega, erinevate tööriistadega. Ehk siis need on need nii-öelda pistikud, kus sa saad siis infot sisse tuua. Ja nüüd skill on siis see, kus sa ütled, mida sa selle infoga teha tahad. Ehk siis just kui see tööprotseduur. Ta on siis jälle üks lisakiht, lisaülesanne või lisavõimekus, mida siis Claude saab teha, et sulle just nimelt personaliseeritud ja sulle suunatud vastuseid anda. Kuidas seda üles seada? Nüüd kõige lihtsam on see, et sa kasutadki Claude'i enda seda skill creator või oskuste loomise funktsiooni. Ehk et kõigepealt sa pead minema sätetesse, settingute alla, lülitama sisse skills, kui sul on ingliskeelne, eks ju. Et otsi siis see skill'i koht sealt üles ja siis sa käivitadki selle skill creator'i ehk siis selle loomisvõimekuse. Ja Claude hakkab küsima sinu töövoo kohta erinevaid küsimusi. Ja ta loob sulle struktuuri, ta loob juhised, ta peab looma ühe markdown faili ehk siis .md, tead, et see on markdown fail. Ja see on see, millega keelemudelid kõige paremini sisendit koguvad või sisendit siis töötlevad. Ja vajadusel saad ka sinna erinevaid faile panna.
ja sa saad seda jagada, sa võid seda jagada tiimiga, võid jagada API kaudu, ehk siis API samamoodi on selline võimekus olemas. Kui sa kasutad Cloud Code'i näiteks arenduses, siis sul on samamoodi seal see võimekus olemas. Saad ka selle nii-öelda kausta panna või pluginatena sinna sisse panna. Ja hästi oluline siin on nüüd see, et kui sa paned sinna mingisuguse käivitatava koodi, ehk siis me rääkisime just sellest Atlasest ja agentidest, eks ju, et siis see tähendab, et sa annad ka Claude'ile võimekuse mingit koodi ise käivitada. Ja kui sa nüüd kasutad kellegi teise allikaid, eks ju, me oleme siin varem rääkinud, et sa võid ka veebist võtta ja kui sa praegu guugeldad, väga palju on juba neid näiteid, kus sa saadki kellegi teise neid skill'e alla laadida ja kasutusse võtta, siis palun kasuta usaldusväärseid allikaid, eks ju, et seda inimest või lehte või platvormi, mida sa päriselt usaldad. Sest jällegi vastasel juhul sa võid laadida endale mingisuguse koodijupikese ja kui sa ei oska seda ka lugeda, eks ju, ja sa ei kontrolli seda, siis see võib hakata sinuga vastu töötama. Et sa võid anda ka selle Claude'ile, lasta tal seda hinnata, kirjeldada, mida see siis täpselt teeb, kui sa kellegi teise oma kasutad. Ja mõned siis ideed ka veel siia lõppu, et kui see tundus, et see kõnetab sind, siis Claude'i lehel on ka väga palju neid näiteid. Me paneme selle lingi jällegi sinna. Mõned nopped, eks ju. Exceli skill. Claude on minu meelest täna kõige parem tööriist, mis keelemudelitest, mis Excelit töötleb, eks ju. Sa saad anda talle juhiseid, kuidas, mida sinna Excelisse panna, mis need struktuurid on, milliseid graafikuid sa tahad. Ehk see on, mis on üha populaarsemaks saanud. Siis igasugu muud Office'i rakendused, PowerPointid, Wordid, annad talle ette täpselt, vot sellised PowerPointid, nii mitu slaidi tahan alati, eks ju. Sellega nad ei ole ka tavaliselt väga hästi hakkama saanud nende juhistega, aga skill'idega sul on võimalik seda kombineerida, anda talle neid juhiseid ette. Kolmas, kindlasti igasugu brändijuhised, suurepärane võimalus, et muidu oli see, et sa pidid tegema need dokumendid valmis, panema nad kas päriselt PowerPointi, võtma sealt endale need templiidid, mis sul on, või siis ise neid kujundama, siis nüüd sa saad need brändijuhised ette anda. Ja siis on igasugused protseduurid, eks ju, et kuidas sul toimuvad mingid compliance, mingid järelevalved, mingid kontrollloendid, mingid dokumendid. Sa saadki talle anda selle protseduuri ette ja öeldagi, näed, ma kirjeldan sulle seda protsessi, mis täna on. Palun vaata, kas see vastab kõikidele nendele juhistele või loo mulle need juhised selle sisendi pealt, mis sa näiteks häälega sisse lihtsalt dikteerid ja loed. Ja igasugu analüütika, kirjastiile, koodiga seotud valdkondi, mis on või näiteid, mis on väga võib-olla valdkonna spetsiifilised. Neid ma soovitan väga. Vaata, surfa sealt Claude'i enda lehelt, vaata, kas sa leiad veebist, minul LinkedIni juba erinevad AI sisuloojad on jaganud neid enda kasutusel olevaid juhiseid. Ehk et me liigume siis nüüd veelgi enam kõikides rakendustes sinna samasse agendilistesse lahendustesse sellest, et nad päriselt suudavad oma juhiseid jälgida. Eks vahepõikena ChatGPT 5.1 tuli välja, mille üks suur eelis oli see, et ta järgib nüüd rohkem neid kohandatud juhiseid või custom instruction'eid, eks ju, kui sul inglise keeles on see sisu. Ja see on see, mida on väga pikalt ette heidetud. Ja nüüd, kui ma seda mõtlen, siis sellepärast OpenAI tahtiski enda uudisega kindlasti enne välja tulla, sest kõik teised juba on sellised suuremad lahendused sinna peale ehitanud, aga OpenAI siis proovib sinna enda sisusse neid juurde panna. Nii et katseta, vaata, Claude, ma arvan, on kindlasti üks keelemudel, millel tasub silma peal hoida ja ta on üha paremaks läinud. Ja ütlen juba eos ära, et ma arvan, et praeguse aja jooksul, mis me siin rääkinud oleme, siia tulevad uudised lõppu. Ma arvan, et see 75. episood tuleb natukene pikem, aga ma arvan, meile meeldib tehisarutada. Meil on jällegi võimalus üle pika aja Kerniga maha istuda, rääkida nendest teemadest, mis meile huvi on pakkunud selles valdkonnas. Aga ma võtan kiirelt ka viimase teema ette, mis on Lovable, ehk siis tegelikult selline maailma üks kiiremaid kasve praegu läbitegev iduettevõte, tehnoloogiafirma. Lovable käis Lovable'i kaasasutaja Fabian Hedin käis siis Eestis. See oli ka siuke hästi huvitav lugu, kuidas ta Eestisse üldse jõudis, et Pactumi üks asutajatest siis Kaspar Korjus kuskil kiirelt kohtus, mõtles, et oleks lahe kutsuda ta Eestisse ja tuli siis ta Eestisse, et jagada oma teekonda. Aga miks Lovable mul endale on nagu väga silme enda poole pealt lihtsalt
kogemuslugusid on juba päris korralikult tekkinud, pluss ka see, et sa näed, et tegelikult teiste inimeste kasutus on muutunud üha nagu normaalsemaks, et kes jällegi on uue tarkvarapõhja ehitanud siis Lovaboliga, kes mul oli just hiljuti siin quiz nightil või sellisel tegimegi mängu, kus oli siis Lovaboliga teinud selle mängu juht kogu selle nii-öelda liidese, kus meie saime siis tiimidena neid vastuseid anda, samamoodi ühe pildi pealt luua siis kogu mängu digitaalne versioon, et kui sul on mõeldudki lauamäng näiteks välja, on ju, ja tahad seda siis digitaalseks muuta, et neid näiteid on väga palju erinevaid. Garage 48 suurem häkaton oli, ma arvan, et seal suurem osa tiimides ma ise ei olnud koha peal, aga võitja kohe kindlasti tõi ka välja, et Lovaboliga on siis tehtud see pilootprojekt, MVP oli üles ehitatud, et lihtsalt seda on väga palju näha. Ma loodan, et kui sa ei ole veel katsetanud, siis sellest täna tekib see julgus, aga mis siis see Lovabol on? Ta ongi siis kaasaegne AI-põhine tarkvaraarenduse platvorm. Sa siis vibe code'id, see saab täpselt seesama kontseptsioon, mida ma olen varem ka välja toonud, et hakkad lihtsalt loominguliselt kõnekeeles seletama, mida sa tahad luua ja selle taustal siis loodakse kood, pannakse kasutaja liides paika, mõeldakse kõik need sammud läbi ja selles mõttes sinul ei ole muidugi vaja siis teada programmeerimise oskusest väga midagi, muidugi tuleb kindlasti kasuks, aga mis siis see muutus on olnud nagu ettevõtete jaoks, et tegelikult äriprotsesside nagu paindlikkus, et kui sul ongi ettevõtte sees sisemine tööriista ülesehitamise idee, mingisugune CRM-i lahenduse, ma ei tea, raporti vaadet tahad luua, on ju, meil on ka varem olnud siin, Sander käis meil rääkimas ka, kuidas nemad ehitavad Lovaboliga siis ka selliseid raporti vaateid klientidele oma nendest kampaaniatest, mis nad on teinud, on ju, ma ei tea, broneerimissüsteemina vaja ehitada, on ju, et seda saab Lovabol ehitada sinu jaoks, prototüübi mõnede minutitega tegelikult väljas ehitada, on ju, samuti selliseid AI assistente, et sul ei ole vaja ainult võib-olla tarkvara välja arendada, vaid sul ongi integreerida vaja erinevate API-dega, andmebaasidega, kõike seda samamoodi sammuliselt ta siis töölõikudena juhendab, ma ei tea, vajab andmeid kuskil SharePointis, analüüsib neid LLM-iga ja siis visualiseerib seda kuskil näiteks Looker Studios, ma ei tea, tulemused juhtkonnale, on ju. Et selles mõttes väga palju erinevaid viise, kuidas siis rakendada ja muidugi tegelikult seesama kontseptsioon, et varem võib-olla sul läks 5000 kuni 20 000, et esimene selline MVP POC valmis teha. Ja nüüd see tegelikult, me räägime ikkagi väga väiksematest summadest selle jaoks, et teha siis korralik toimiv nagu rakendus välja. Et minu enda kogemus ka, ma rääkisin õhtul mehele ideest, mida ma tahaksin arendada. Järgmise päeva hommikul oli ta juba ehitanud selle nii-öelda kasutaja liidese valmis, lihtsalt ongi, et see sisu ja kõik see pool, mis me siis praegusel hetkel timmime, et väga nagu huvitav teema ja üks lihtsalt võib-olla lisapunkt sellesama Lovaboli siin käiguga. Tegelikult on nagu suurem visioon ka, et tegelikult tahetakse Lovaboli meie digiriigiga siis kokku ühendada, tuua, et kui sul on võimalik ehitada üles rakendus, tarkvara, SaaS-i toode ja tegelikult sa tahaksid sinna kiiresti luua juurde tegelikult ju ettevõtte, et sa saaksid päriselt ka võtta Stripe'i kaudu näiteks raha vastu või mis iganes, on ju, siis tegelikult meil on see infrastruktuur siin väga hea olemas ja see on võib-olla üks visioon, et muidugi siin tuleb väga palju seadusandluse poole pealt mingisuguseid võib-olla riske juurde, aga üks suurem visioon selle külaskäigu juures oligi see, et digiriigi siuke plugin tekiks Lovabolil, et me saaksime siis seda maksimumväärtust siit ammutada. Aga ma nüüd väga kiirelt võtsin selle viimase osa ka kokku. Kõik lingid, millest me täna rääkisime, on leitavad siis jaokirjelduses, et kõik see Claude Skillid, OpenAI podcast, samamoodi Lovabol, et kõike seda siis vaata jaokirjeldusest. Me oleme videopildis nii Spotify's kui ka YouTube'is, oleme ka Apple podcastis kuulamise versioonis. See oli meie 75. episood. Iga reede on hetkel neid episoode tulnud. Vahepeal vist oli väiksed hooajapausid, siukesed. Nüüd me oleme mitmendas hooajas, me oleme, Kerlin. Kas see on 3. või 4.? 4. Oleme, jah.
väga hea, ehk siis 5. selline ilus juubeli hooaeg. Kindlasti jällegi toome teieni võib-olla mingisuguseid uusi formaate, võib-olla uut siis sellist tsüklilisust, millal episoodid tulevad, kõik see informatsioon jõuab teieni siis, kui aeg on õige. Aga suur-suur tänu, et täna meid kuulasid. Loodetavasti saad panna jälgi, kui sa meid juba ei jälgi, et iga reede siis tuleks sinule see teavitus, et episood on laivi tulnud. Ja ma arvan, et täna me jagasime ikkagi väga palju informatsiooni, mida saab siis nagu sellise jäneseuruna siis avastada, nii et jõudu teile selles põnevas tehisintellekti maailmas ja selles avastusretkel, kus te meiega koos loodetavasti olete. Ja nüüd AI uudised. Nagu ikka, alustame OpenAI'st ja OpenAI avaldas GPT-5.1 ehk siis uue keelemudeli, kus on uued isiksuse eelseaded. See tähendab, et kasutajateni tuuakse vestluslikum toon, kiirem järeldamisvõime ja võimalus valida 8 erineva isiksuse eelseade vahel. Sealhulgas on seal professionaalne, otsekohene, humoorikas ja uus versioon muidugi sisaldab instant thinking režiime ja väga palju selliseid erinevaid emotikoni kasutust. Lisaks, mida OpenAI tegi, ta tõi ka grupivestlused kõikide kasutajateni. Ehk et nüüd sul on võimalik kuni 20 kasutajal korraga koos vestelda ja AI-ga koostööd teha. Grupivestlused toimuvad siis sellise lingi kaudu ja ChatGPT sekkub arutlusse vastavalt vajadusele ja vestluste privaatsus on tagatud, ehk et mudel ei salvesta selles ühises vestluses jagatut ega kasuta seda isikupärastatud vastustes. Lisaks oli siuke huvitav uudis, et GPT-5 lahendas ka esimese AI-na täismahus 9x9 sudoku ehk siis sellise täissudoku, millega siiamaani polnud ükski teine mudel hakkama saanud. Nii et väga hea tulemus tegelikult. Google'ist nii palju, et Google'il tuli välja uus mudel Gemini 3, mida siis ka väga kaua on juba oodatud. Ja kohe automaatselt Gemini 3 sai esimese koha erinevates nendes nii-öelda leaderboardides, võrdlustabelites ja sai ta seda siis loogikas, teaduses, multimodaalsetes hindamistes ja edestas siis kohe praktiliselt igal pool GPT-5. Ja Gemini 3 paistab silma ka sellise generatiivse kasutajaliidese visuaalse paigutuste loomisel reaalajas ja seda kasutatakse juba tegelikult ka Google'i otsingus, ehk et kui sa kasutad Google'i otsingut, siis seal üleval on juba AI kokkuvõte ja see on tegelikult Gemini 3-ga tehtud. Nüüd Microsoftist ja tegelikult ka Anthropicust natukene, sellepärast et Microsoft, Nvidia ja Anthropic sõlmisid siis sellise 3 partnerluse, mille tehingumaht on umbes 15 miljardit. Ja mida nad siis tegid, nad ütlesid, et Anthropic toob siis Claude'i mudelid Azure AI Foundry platvormile ja samal ajal kohustub kasutama ise $30 miljardi ulatuses Azure'i pilvearvutust ja siis ka veel andmekeskuste võimsusi ja lisaks töötatakse koos Nvidiaga välja Claude'ile optimeeritud uued AI-kiibid. Tegelikult need 3 grupp on siis päris huvitava kombinatsiooni saanud ja mida see meile tähendab seda, et Microsofti Copiloti sees ei ole enam ainult ChatGPT mudel, vaid on nüüd ka Anthropicu Claude'i mudel. Ehk et meil kui kasutajatel loodetavasti tegelikult läheb sellega kasutus paremaks. Lisaks, mida Microsoft tegi, ta tõi ka Agent 365 platvormi, kus ta siis, see on siis uus platvorm, mis võimaldab ettevõtetel hallata, turvata, juhtida AI-agente täpselt samamoodi nagu töötajaid. Ja see sisaldab sellist 5 põhivõimekust, agentide register, ligipääsu kontroll, visuaalne järelevalve, süsteemide ühilduvus ja turvalisus. Ehk et sisuliselt sul on selline keskne ülevaade sinu agentidest, kasutusest, jõudlusest ja ka riskidest, mis on päris huvitav lahendus, esimene sellistest suurtest ettevõtetest, kes seda on juurutanud. Nii et eks siis ole näha, kuidas ettevõtted selle vastu võtavad. Apple'i poole pealt tuli nüüd lõpuks uudis, et Siri, nende siuke chatbot, mis on siis Apple'i toodete sees, on nüüd sõlminud kokkuleppe Gemini'ga või õigemini Google'iga, ehk et nüüd hakkab Gemini siis Sirit toetama, ehk et Apple otsustas, et nad ise ikkagi ei arenda
enda mudelit edasi, vaid võtavad siis Gemini 1,2 triljoni parameetriga mudeli. Samal ajal Apple on öelnud ka, et nad jätkavad selle vana mudeli arendamist, aga eks siis ole näha, et täna siis loodetavasti läheb Siri sellest tulenevalt ka paremaks. Ja viimasena keelemudelitest XAI tõi välja Grok 4.1, mis kusjuures enne kui Gemini 3 välja tuli, oli topis ja täna hetkeseisuga on siis ka niimoodi, et Gemini 3, Grok on siis osades kohtades teine ja alles siis tuleb tegelikult GPT-5. Elon Musk ise on öelnud, et miks talle 4.1 meeldib, on see, et see on rohkem loov, see on rohkem emotsionaalsem ja emotsionaalse intelligentsust sisaldab rohkem. Ehk siis ta on rohkem empaatiline, vestluse tonaalsus on selline pehme, aga samal ajal nad on öelnud ka, et nad suutsid vähendada hallutsinatsioone 12%-lt 4%-le ja faktivigade arvu 66%. Siis muidugi ei ole aru saada, et mis see algtase on, eks ju, aga samal ajal nad väidetavalt lähevad kogu aeg paremaks, nii et kui sa ei ole katsetanud, siis võid täitsa proovida Grokki ja vaadata, kuidas tulemused on. Nüüd vaatame rakendusi ka. Rakendustest muidugi, millest väga paljud rääkisid, uus Nanobanana versioon tuli ja tuli ka Nanobanana Pro ehk et sellest järgmine tase, mis on hetkel tasuliste kontodega kättesaadav ja see tõi siis oluliselt realistlikumad fotokvaliteedile lähenevad visuaalid, toetub palju paremini keele mõistmisele ehk et ma saan kirjeldada palju lihtsamini seda, mida ma tahan seal ja ta on palju täpsem. Kui sa oled Pro kasutaja, siis sul on nüüd ka vesimärki pole, ehk tegelikult sul ei ole võimalik enam tuvastada, et see on AI-ga loodud. Kuigi muidugi need sisemised tähistused on nüüd seal olemas, ehk tegelikult sul on teatud rakendustega võimalik seda kontrollida. Ja mis talle siis veel väga hästi või väga head seal juures on see, et ta tuli palju tugevam tekstiloomevõimekus. Ehk et igasugu infograafikud, tekstipaigutused, visuaalsed pildid, kus on tekst sul, on suurepärase kvaliteediga, seal on praktiliselt 0 viga. Et kui sa tahad katsetada erinevate disainilahendustega, siis Nanobanana Pro on nüüd see koht, millega seda teha. Siis me rääkisime enne Atlasest, eks ju, OpenAI brauserist uuest. Perplexity on toonud ju Cometi varem välja, mis on sarnane. Nüüd nad ütlesid, et Comet on kättesaadav ka Androidil ja lisaks Manus, mis on siis üks AI-agentidest, tõi ka enda browser operatori välja, mis põhimõtteliselt täpselt samamoodi võimaldab nende agendil toimetada siis otse kasutaja kohalikus veebibrauseris. Seega selline AI-agendiline brauser on kindlasti teema, millest me ilmselt räägime veel rohkem ja rohkem. Notebook LM, meie Sandraga üks lemmik toodetest või rakendustest, 2 uuendust. Kõigepealt nad tõid omale Deep Researchi, ehk et sisuliselt sa saad ka nüüd kasutada oma faile, neid lisatud faile ja paluda siis Notebook LM-il ehk siis Google'i platvormil veel lisaks otsida sinna infot juurde, ehk siis teha veel sügavamat analüüsi. Ja teiseks nad on toonud ka Nanobanana sinna sisse ja on nüüd Nanobanana uue versiooni, mis tähendab, et sul on võimalik nüüd ka slaide teha. Enne sul oli siukese video overview, kus AI rääkis peale ja sul olid slaidid. Nüüd sa saad enda slaidid ka seal teha ja need on ka väga-väga head. Kahjuks nad ei ole sellised slaidid, mis on muudetavad, aga nad mina katsetasin ja tõesti ta ei teinud seal kirjavigu ega miskit muud. Nüüd paar sellist natuke muud rakendust ka. Väga huvitav uudis oli ühest Disney näitlejast, Callum Worthy, kes lansseeris enda AI rakenduse 2WAI ehk siis inglise keeles võiks olla, mis loob videomaterjali põhjal interaktiivseid AI avatare lahkunud sugulastest. Et põhimõtteliselt, kui sul on keegi sugulane, kes on lahkunud, sa peaksid enne tema lahkumist siis tegema temaga 2-minutilise video ja sellega luuakse temast AI avatar ja selle rakenduse kaudu sul on võimalik siis edaspidi temaga suhelda, nii nagu sa kirjeldad tema neid omadusi, ehk et sinul justkui vanavanaema võiks jääda lapselastega, lapselapselastega suhtlema. Väga selline tekitas väga palju emotsioone sotsiaalmeedias, ka palju kriitikat, ehk et eetika tuleb siin väga-väga selgelt mängu, kas see on nüüd õige, kas ei ole õige, eks igaühel jääb see enda otsustada, aga kes soovib sellest uurida lähemalt, siis on see võimalik. Endised metadisainerid tõid turule AI sõrmuse, ehk siuke asi nagu Stream Ring, nutisõrmus, millega sa saad siis salvestada sisse kõnet, aga sa võid ka sosistada, eks ju, et ma võin hästi tasakesti rääkida
ja siis põhimõtteliselt on ta minu AI assistent. Ehk et ta on sul sõrmes, sinuga igal pool kaasas, maksab $249, pluss tal tuleb siis kuutasu $10. Jällegi, hoopis teistsugune lahendus, eks ole näha, mis sellest saab. Kursor tõi uue koodiplatvormi 2.0, ütlevad, et nad on nüüd oluliselt kiiremad, suudavad enamik ülesandeid lahendada alla 30 sekundi. Ehk et jällegi, siuke, ütleme, efektiivsuse poole pealt läks paremaks. Ja XAI tõi veel ka siukse asja turule nagu Krokipeedia. Ehk et põhimõtteliselt nad tahavad teha Wikipedia konkurendi, mis on siis AI-l juhitud entsüklopeedia, sisaldab üle 800 000 Kroki poolt loodud artikli ja võimaldab siis ka kasutajatel teha parandusi ja tehisintellekt saab siis ka reaalajas seda töödelda. Ei ole selle kohta otseselt miskit tagasisidet kuulnud, aga eks ole siis näha, kuidas sellega kasutusega edasi läheb. Nüüd muudest uudistest lihtsalt mõned pealkirjad siia lõppu. Tuleb pühade hooaeg, tarbijakaitsjad hoiatavad pühade hooajal AI mänguasjade eest. Ehk või jälgige ka, kui palju sa tegelikult tead, mida need mänguasjad, kus on väidetavalt AI funktsionaalsused sees, teevad tegelikult siis, kui sa nendega ei mängi, eks ju, kui palju nad salvestavad sind, kas seal on mingid kaamerad, milline privaatsussätted seal on. Olge selles osas tõesti ettevaatlikud, neid AI lahendusi pannakse igale poole sisse ja mänguasjade puhul eriti tahaks olla ikkagi turvaline ja kasutada neid asju, milles me teame seda sisu. Coca-Cola sai jälle kriitikat, sellepärast, et nad tegid taaskord AI-ga oma pühade reklaami. Põhimõtteliselt tegid täpselt sama nagu eelmine aasta, lihtsalt näitasid, kui palju on AI edasi arenenud. Paneme selle klippi ka sinna kirjeldusse, saad üle vaadata. Mulle tegelikult meeldis ja miks nad tegid seda? Ilmselgelt raha kokkuhoiu mõttes, sellepärast, et nad said tootmisaja lühendada 12 kuult 30 päevani ja põhimõtteliselt üks 5-liikmeline tiim tegi kogu selle lahenduse valmis. Anthropic tõi välja siis uudise, et nemad nurjasid siis ühe sellise tehisintellekti juhitud küberrünnaku. Ehk et üks Hiina poolt toetatud grupp tegi siis sellise küberrünnaku kasutades Cloud Code'i ja see oli suures osas autonoomne. Ehk siis pandi agendid tööle, vendi siis Cloud Code tegema siis neid lahendusi, mida tegelikult ei tohiks teha, aga läbi siis erinevate siis promptide neil see õnnestus. Ja Anthropic sai siis sellele küll jälile, aga tõesti see oli esimene kord, kus selline suuremahuline rünnak tehti täielikult siis AI-agentide abil. Nii, ja nüüd Eestist ka paar uudisnopet. Garage48 juubelihäkatlon oli, neil oli 15. aastapäev ja selle võitis üks tiim, kes lõi siis sellise AI-põhise ostuagendi Glossaria, mis oli väga äge, ehk siis põhimõtteliselt perele suunatud tehisintellektil põhinev ostlemisabiline. Ma loodan, et neil läheb väga hästi, see idee tundub väga äge. Teine häkaton oli ka noortele suunatud, kus lahendati digiturvalisuse probleeme ja võidutööks valiti taaskord selline AI-lahendus, mis tõlgib privaatsustingimusi lihtsasse keelde. Minu meelest suurepärane, sest keegi kunagi neid ei loe, aga tegelikult üha rohkem on need olulised meile. TalTech avas tasuta koolitusprogrammi nooremarendajatele. Tuleb selline 4-kuuline koolitus, kui sa tahad nooremarendaja staatusest tõusta vanemarendaja tasemele, nii et vaadake seda ka. Ja siis 2 siukest natukene naljakat uudist ka siia lõppu. Mart Juur tegi uue raamatu, mille nimi oli Eesti popmuusika täielik leksikon ja tegelikult ta tegi seda täielikult AI abil, ehk siis ta tegi selle paroodiana nii leksikoni žanrist kui ka viisist, kuidas popmuusikast räägitakse. Aga mõne ma ei ole seda ise lugenud, aga see kõlab väga huvitavalt. Ja muidugi siis reklaaminduses ka üha rohkem AI-d kasutatakse. Selline Oskari lihatööstus, mis on siis Otepääl, tõi turule siukse toreda asja nagu AI sink ja AI rulaad. Ja nad ütlevad, et selle retsepti nad lõid tehisintellekti abil ja selle pakendi peal ongi AI sink. Nii et vaata, kas sinu poes on see olemas ja vaata, kuidas tundub. Aga minu poolt ka suured tänud, et sa kuulasid selle pika episoodi lõpuni. Näeme sinuga juba järgmisel reedel. Tšau! Täname Estonian Business Schooli, kes on meie ametlik tehniline partner ja pakub taskuhäälingute salvestamiseks professionaalset video- ja helistuudiot.